inimesed tulevad siia ja mõtlevad, et see on niisugune get rich quick scheme, vaata, et tulen siia ja raha lihtsalt voolab tasku ja või ei ole midagi tegema ja Umbes, et töö jah. tuleb ju uksest sisse, et kõik tahavad, et siis sa pead lihtsalt ennast maha müüma, et sa lähedki, ma ei tea, kas või kohviku ukse tahad, kuule, kas te otsite kedagi, lähed järgmise juurde, kas te otsite kedagi, et see ei ole nagu see, et ma nüüd istun kodus ja nagu ootan, kuni mul keegi seal Indeedist vastab, on ju, no ei ole tegelikult, vaata, et sa pead ikkagi ise hästi aktiivne olema. Kuna teil on mõlemal kogemusi siin erinevate tööde otsimisega, ma ei tea, klientide saamisega nagu veits nagu üle enda varju hüppamisega, et tihti siin podcastis ka nagu kogu aeg Maussis mainime, et okei, ära saada neid kirju, et ära apply ainult siigis, et helista klientidele on ju. Aga ma ei ole kunagi nagu sellest otseselt rääkinud, et aga kui ma ju kõigile ütlen, et helistage sinna, aga mis need inimesed nagu reaalselt peaksid siis selles kõnes ütlema, et nad paistaksid silma ja et nende nimi jääks meelde või et saada sinna objektile või sinu puhul, et klienti nagu reaalselt close ida. Et ma ise näen tihti, et kuna siin ongi ju iga positsiooni peale nii palju tahtjaid, nii palju pakkumisi, mis iganes vaata, et sul on nagu mingi 200 inimest, kes on nagu täpselt samas seisus suht, kus sina oled, vaata. Mis teie puhul on töötanud, et te olete saanud kas siis farmi või kliente või mis iganes, mis te tunnete, et teie nagu see closing deal selles kõnes just võiks siis olla?